kuidas lõpetada muretsemine. Svetlana Pärnsalu, psühholoog, terapeut, konsulör. Usun, et meile kõigile on tuttav, mida tähendab muretsemine. Kui meie pea on muremõtteid täis, siis see võib häirida meie töövõimet, meie suhtlemist, meie vaimset ja füüsilist tervist, ka une kvaliteeti. Kuid vahest me saame muretsemisest kasu, sest siis, kui me muretseme, siis me ei astu reaalseid samme, et midagi muuta oma elus, et võtta vastutus. Me muretseme, analüüsime, kardame, planeerime, kuid samme ei astu, et midagi muuta. Näiteks inimene käib päevast päeva tööl, mis talle ei meeldi. Ta muretseb, mõtleb, mis kõik halvasti on, mis talle ei meeldi ja võib-olla ta ka mõtleb sellele, mida ta tahaks, kuid reaalseid samme ta ei astu, et olukorda muuta. Seega vahest võiksid enda käest küsida, kas ma saan mingit kasu muretsemisest. Eksiklikult arvame, et kui me pingsalt mõtleme, siis suudame olukorda lahendada. Kuid võib-olla oled kogenud, kuidas mõte jookseb kinni, kui oled pinges, näiteks esitluse ajal või eksami ajal. Sa küll valmistasid ennast ette, sul on kõik vastused olemas, kuid pingeseisundis ununeb kõik. Seega, kui sa lased ennast lõdvaks, lubad probleemil lihtsalt olla mõnda aega, siis saavad ka vastused tulla, mitte siis, kui sa pingsalt mõtled. Järgnevalt toon mõningaid nippe, kuidas toime tulla, kui sind vaevavad muremõtted ja sa ei suuda lõpetada ühte sama asja ketramist. Öeldakse, et 95% meie mõtetest on need, mida me mõtlesime eile. Seega võiksid enda käest küsida muretsemise ajal, kas ma mõtlen midagi uut välja. Kui ei, siis milleks ennast vaevata ühe ja sama asjaga? Vahest on nii, et mõned muremõtted segavad meil teha tööd või ei lase meil uinuda. Siis enda sees lepi kokku, et millal sa võtad aega, et muretseda. Näiteks hetkel sul on vaja uinuda, kuid homme kell 6 õhtul peale tööd võtad aja, et muretseda ja teed seda täiega. Muretsed, kirud, paned oma mõtted kirja, võib-olla raevutsed, kurdad võib-olla sõbrale. Ehk siis panne aeg kirja, millal sa saad vabalt ja täiel rinnal muretseda. Ja nii kui sul töö ajal tekivad need muremõtted, siis tuleta endale meelde, et ma pidin muretsema kell 6. Praegult mul on vaja need asjad ära teha. Meie keha ja meel on tugevalt seotud. Ei saa olla nii, et su keha on pinges ja samal ajal sa mõtled ilusaid mõtteid. Või vastupidi, kui su pea on muremõtteid täis ja keha on pingevaba. Ehk siis, kui sa teadlikud lõdvestad oma keha, siis ka sinu meel rahuneb. Üks harjutus, mida sa võiksid praktiseerida, on oma lihaste pingesse tõmbamine ja lõdvestamine. Tõmbad pingule kõik oma lihased, oma jalalihased, toarad, õlad, kael, peanahk, käelihased, hoiad ja lased lõdvaks. Ja siis kordad, täpselt samamoodi. Tõmbad pingule kõik oma lihased, kõik mis võimalik. Ja, hoiad ja lased lõdvaks. Kui sa oled seda mõnda aega praktiseerinud, siis sa hakkad märkama. Näiteks kui oled tööl, istud ja kui märkad, et õlad on pinges või laup on pinges, siis teadlikult lased ennast lõdvaks. Lubad õlgadel vajuda samas, kui selg on sirge. Kui sinu keha on lõdvestunud, siis on ka sinu meel rahulik. Me saame korraga keskenduda vaid ühele asjale, teadlikult keskenduda. Kui sa viid teadlikult oma tähelepanu hingamisele, näiteks kõhu hingamisele, et kui sa hingad sisse, siis kõht paisub, kui sa hingad välja, siis kõht vajub vastu selgroogu.
ja kui sa teed seda mõned minutid teadlikult, siis sinu meel rahuneb, sinu mõtted rahunevad. Seda on hea teha näiteks enne magamaminekut, et oled pikali, paned käe kõhu peale ja hingad teadlikult. Kui ma küsin klientidelt, kas sul on keegi, kellega sa saad rääkida vabalt kõigest, ilma et see inimene annaks sulle hinnanguid või annaks sulle nõu, siis kahjuks on seda vähestel. Ja kui me isegi räägime oma lähedastele, mis meid vaevab, siis tihti me räägime faktidest, mitte oma tunnetest. Me võime üksikasjalikult rääkida sellest, kuidas, ülemus karjus või laps ei kuula sõna, kuid me ei räägi sellest, kuidas me ennast tunneme tol hetkel. Näiteks kui ülemus karjub, siis võime tunda ennast alandatuna, võime tunda hirmu või süüd, häbi. Proovi olla kontaktis oma tunnetega ja anda oma tunnetele nimi ja siis ka väljendada neid. Kui sul ei ole sellist lähedast inimest, kellega sa saaksid vabalt kõigest rääkida, siis võib-olla saad leida spetsialisti, terapeuti, psühholoogi, kellega oma muresid jagada. Väga tähtis on, et sa ei jääks oma muredega üksinda. Mulle väga meeldib vaba kirjutamine. Öeldakse, et paber kannatab kõike või paber ei punasta. Ehk siis, kui sa ei suuda oma mõtteid peatada, siis võta paber ja kirjuta välja kõik oma mõtted. Ükskõik kui jaburad, kui mõttetud, kui tühised need ka ei tundu. Paber kannatab kõike. Tähtis on see, et sa need mõtted oma peast saaksid endast välja paberile. Hiljem sa saad selle paberi ära põletada, katki rebida, ära visata. Ja kui su ees on paber ja pastakas ja sul on tunne, et mitte midagi ei oska sinna kirjutada, siis kirjutagi just see, et ma ei oska midagi kirjutada. Mu pea on mõtteid täis, ma olen täiesti segaduses ja sealt lihtsalt jätka. Sa ei pea vaatama seda, et oleks komad õige koha peal, vaid lihtsalt lase pastakal kogu aeg liikuda. Meie aju on üles ehitatud nii, et me kardame tundmatut. Me kogeme hirmu, kui meis on teadmatus, kui me ei tea, kuidas asjad välja kujunevad või lähevad. Ja teisest küljest me ei saa kõiki samme läbi mõelda. Me saame vaid teha selle esimese sammu ja siis meile võib avaneda hoopis teine pilt. Kui sa muretsed millegi pärast, siis küsi enda käest, mis on see kõige hullem, mis juhtuda võib. Mängi kõige mustemad stsenaariumid läbi ja siis küsi enda käest, kui see läheb täide, kui nii juhtub, siis mis ma siis teen? Näiteks, kui väljendate oma arvamust, mis on kõige hullem, mis juhtuda võib. Näiteks naerdakse sind välja või hakatakse sind kritiseerima. Mis sa siis teed, kui sind hakatakse kritiseerima? Näiteks saad ümber hinnata, kas need on sinu tõelised sõbrad või kas sa tahad sellises töökeskkonnas töötada. Ja näiteks kui kaotad sõpru või töökoha, mis sa siis teed? Näiteks saad uurida uusi töökuulutusi, võib-olla muutud veel õnnelikumaks. Siin on ka trikk. Me kõik tahame olla õnnelikud, tahame tunda rahulolu, kuid kas me lubame seda endale? Näiteks ma tahan armastust, ma tahan šokolaadi, ma tahan endale maja, kuid kas sa ka lubad endale seda? Kas sa tunned, et sa väärid seda? Me kõik väärime, meil on täielik sünnipärane õigus olla õnnelikud, kuid ühiskond või see, kuidas meid on kasvatatud, on pannud meid kahtlema selles, kas me oleme väärt. Kui sa muretsed kellegi teise pärast, kui sa üritad teist inimest päästa või päästa olukorda, mis on tööl, siis küsi enda käest, kas see on minu vastutus.
kui sa üritad teist inimest päästa, tekitada temas head tunnet ennast ohverdades, siis esiteks sa kurnad iseennast ja teiseks sa võtad ära teiselt inimeselt tema õppimiskogemuse. Teine inimene ei arene siis. Nii et aeg-ajalt küsi enda käest, kas see on minu vastutada? Vahest me muretseme selle pärast, mida meil ei ole, mida veel tahaks, mis kõik võiks olla, millised riided, milline tehnika, milline auto, milline maja, milline sisustus. Võib-olla võrdleme ennast, kuidas teised elavad, vaatame pilte Instagramis, Facebookis ja mõtleme, et appi teised on nii õnnelikud ja neil on kõik olemas ja mis mul on. Ja sel hetkel võiksid enda käest küsida, kas ma tõesti tahan seda, kas ma tõesti vajan seda ja et kas see on minu unistus. Näiteks vaatad teise inimese reisipilte, tekib võib-olla selline kadedus või soov ka midagi kogeda ja kuskil käia ja siis küsi enda käest, kas ma tegelikult ka tahan seda. Kas see on see, mida ma hetkel vajan? Võib-olla hetkel vajad hoopis seda, et olla omaette, olla üksinda ja jalutada metsas või käia ujumas siinsamas Eestis. Või kui unistad mõnest ametist, siis küsi enda käest, kas see on minu tõeline unistus või ma üritan täita oma lähedaste ootusi. Mõtled, et võiks saada arstiks, kuid sisimas hinges oled hästi loov ja võib-olla võiksid tegeleda muusikaga, kuid ühiskond ütleb seda, et kunstnikuna, muusikuna sa ei teeni raha piisavalt, et ära elada. Et kelle tõde see on? Kas see on sinu tõde? Sest kui inimene teeb asja hingega, siis tulevad ka vahendid, tulevad ka ressursid, et ära elada. Kui miski meid vaevab, siis me pidevalt mõtleme selle peale ja arvame, et kui tegeleda millegi muuga, millegi meeldivaga, siis oleme justkui halvad inimesed. Näiteks kui laps on mitu päeva kodus haige, siis tundub jabur ja isekas, kui lähed näiteks jalutama või saad pooleks tunniks sõbrannaga kokku. Et kuidas nii, et laps on ju kodus haige? Kuid reaalsus on see, et sa ei saa lahendust leida, sa ei saa oma lähedase jaoks olemas olla, kui sa ise oled tühi, kui sa ise oled pinges. Nii et hoolitse oma vajaduste eest, et sinu enda tass oleks täidetud, et sa oleksid lõõgastunud, siis saavad ka lahendused ja vastused tulla sinuni. Ära mõtle roosast lendavast elevandist. Kas tekkis kujutluspilt roosast lendavast elevandist? Suure tõenäosusega. Meie alateadvus ei tea eitust. Näiteks kui sa mõtetes ütled endale, et ma ei tohi muretseda, ma ei tohi pabistada, ma ei tohi tunda hirmu, siis just seda sa hakkadki tegema, sest alateadvus ei tea sellist asja nagu ei. Nii et kui sa kasutad afirmatsioone, positiivseid mõtteid, lauseid, siis vaata, et need oleksid jaatavad. Näiteks ma olen rahulik, ma tahan lõõgastuda, ma püüan lõõgastuda. Teinekord on vaja ka alistuda. Öeldagi endale, et ma olen mures. Ma olen täiesti löödud, muserdunud, jõuetu ja ma ei tea lahendust. Et sa lihtsalt tunnistadki endale, et praegult on nii, praegult ongi selline kriisiolukord ja ma ei oska mitte midagi teha. Sest alles siis, kui me saame olukorda aktsepteeritud, kui me ütleme, et jah, nii on, siis me saame ka teha valikuid. Et kas muretseda, kas tegutseda või võib-olla on vaja lasta asjadel lihtsalt olla ja natukeseks eemalduda, et hiljem vaadata olukorrale uue pilguga. Et meie mõttejõul on väga suur roll.
Me saame ise valida, mida me mõtleme, kuid me ei saa oma tundeid ära petta. Nii et kui sa tunned negatiivseid tundeid seoses mõne olukorraga, siis oluline on seda endale tunnistada, mitte eitada, mitte öelda endale, et ma pean tugev olema, ma pean hakkama saama, ma ei tohi kurta, ma ei tohi teisi vaevata oma muredega, teistel on niigi raske. Lihtsalt tunnista endale, jah, ma olen mures. Kui sul on palju muremõtteid, sa muretsed võib-olla töö pärast, selle pärast, kas lastel on riided, kas arved saab makstud, siis võiksid teha nimekirja. Kui sulle tundub, et kõike on liiga palju, siis koosta nimekiri nendest asjadest, mis sulle muret valmistavad. Siis, kui sa näed neid paberil, siis võib-olla ei tundu olukord nii hoomamatu. Siis sa reaalselt näed, mis on see, mis sulle muret valmistab ja mis on need kohad, kus sa võiksid alustada. Kõike ei pea ise alati lahendama. Vahest võiks paluda ka näiteks universumit, elu või jumalat, et ta aitaks sind. Sa ei pea kõike ise kontrollima. Et sealt nimekirjast vaata üle, et millised asjad sa saaksid anda universumi või jumala hoole alla. Ja lihtsalt usaldada, et kuidagi see olukord laheneb. Sa ei tea kuidas, sa ei pea välja mõtlema, kuidas see olukord laheneb, vaid lihtsalt usalda. Ma tean, et see on vahest väga raske. Näiteks kujuta ette, et sa paned seemne mulda. See seeme sümboliseerib sinu unistust. Sinu soovi, et olukord laheneks. Kui sa paned seemne mulda, siis sa ju ei kaeva seda lahti 5 päeva pärast, et olla kindel, et kas hakkab nüüd idanema või mitte. Tal on vaja lihtsalt rahus olla, et ta saaks kasvada, et sinu unistus või soov saaks realiseeruda. Ma loodan, et nendest nippidest on sulle kasu ja kasu saab nendest olla alles siis, kui sa neid praktiseerid. Aitäh vaatamast ja head praktiseerimist. Sinuga oli Svetlana.